Tere jälle, teiega on Ernest Bondarenko ja praegu on juba aasta 2025. Me oleme sündinud maailma, kus võime süüa mida iganes tahame ja millal iganes tahame. Aga see pole alati nii olnud. Umbes 500 000 aasta jooksul küttisid kogusid inimesed endale toitu. See nõudis igapäevast jalavaeva ja mõnikord isegi ajutööd, et toitu leida. Ja just sel ajal moodustasime me kehad, milles me praegu tänaseni elame. Ja millised ajad need olid? Inimesed sõid ainult maherohelist ja kõige värskemat rohus söödetud loomade liha, mitte kogu seda keemilist rämpsu, mida me tänapäeval sööme. Siis umbes 5000 aastat tagasi hakkasid inimesed rohkem põllumajandusega tegelema ja diivanil elu veetma. Umbes 100 aastat tagasi hakkasid ilmuma sünteetilised säilitusained ning külmikud ja seadmed ja tehnoloogiad, mis muudavad toidu ohutumaks, pikendavad säilivusaega ja mis kõige tähtsam, teevad neid odavamaks. Just mitmeastmeline toidu töötlemine võimaldab meil elus teha seda, mida me tahame. Selle asemel, et veeta näiteks 15 tundi päevas otsides endale toitu, vihma, lume kõrvetava päikese käes ja veel 3, 4, 5 nutva lapsega kaasas. Seega on töödeldud toit kahtlemata õnnistus. Mis on toidu töötlemine? See on praadimine, keetmine, soolamine, kääritamine, kuivatamine ja nii edasi. Ja toortoitlased ütlevad teile, et enamikku meie toidust töödeldakse ühel või teisel viisil. Teate, kõike saab veel paremaks teha või siis isegi absurdini viia. Olenevalt sellest, kuidas te seda vaatate. Näiteks piimapulbri tootmise tehnoloogia. Esiteks tehakse piima ettevalmistamist ja standardiseerimist, nii et rasvasisaldus ja muud parameetrid vastaksid standardile. Lehmad on ju erinevad, standard on üks. Seejärel tuleb pastöriseerimine mikroorganismide hävitamiseks. Seejärel esialgne aurustamine vaakuumaurustitest ja lõpuks piima pihustuskuivatamine. See on täiesti hämmastav protsess. Veidi kontsentreeritumad piima pihustatakse kuivatustorni keskel oleva tüüsi abel seinte suundades. Ja samal ajal, kui altpoolt puhutakse sisse kuuma ja kuiva õhku, mikropiisad ei jõua seinteni vedelikuna. Nad kuivavad ära ja lihtsalt kukuvad mööda seini alla juba pulbrina. Ja neid kogutakse, sõelutatakse ja pakendatakse õhukindlatesse anumatesse. Ja pange tähele, värske piima säilivusaeg on külmkapis paar päeva, maksimaalselt 3 või kuni 4. Pastöriseeritud piim, see mida me poest tavaliselt ostame, võib jälle külmkapis säilitada maksimaalselt kuni 7 päeva. Ja kõrgel temperatuuril pastöriseeritud piim võib toatemperatuuril säilida avamata pakendis 6 kuni 9 kuud. See tähendab, et saate seda osta ja avada 6 kuu pärast, mõni isegi aasta pärast ja ei märka vahet. Nüüd piimapulber võib pakendil oleva teave järgi säilida toatemperatuuril kuni 3 aastat. See tähendab, et saate seda endaga kõikjale kaasa võtta nii koju kui ka kosmosesse, isegi postapokalüptilisse maailma. Ja mis paljude inimeste ja äride jaoks on kõige olulisem, et vee eemaldamisega ei pea me enam seda vett piimas ladustama, transportima, poest kaasa tassima ega kodus hoidma. 1 kilogrammist pulbrist saab 4 kuni 8 liitrit piima ehk terve ämber, olenevalt soovitud rasvasisaldusest ja kontsentratsioonist. Arvestades, et piima saab toota riikides, kus see on väga odav ja seejärel saab pulbri teie riiki saata ning seal taastada, see võib olla odavam kui kohaliku piima ostmine. Ma tunnen, et olete juba mõnda aega mõelnud, et millega ma maksan mugavuse eest saada piima mitte siis, kui mu lehm poegib, vaid siis ja seal, kus ma seda tahan. Näiteks mitmepäevase mägironimise jooksul. Esiteks teatud looduslike värvainete, antioksüdantide ja
kuumatundlikute vitamiinide nagu C-vitamiini kadu. Te võite vastu vaielda, et piima ei jooda ju selle värvainete või C-vitamiini sisalduse tõttu. Õigus, ma ei räägi siin ainult piimast, vaid kõigist ülitöödeldud toitudest. Ülekuumenemisel lagunevad mõned kemikaalid, jättes meid ilma olulistest antioksüdantidest ja organismile vajalikest toitainetest ning ka värvid tuhmuvad. Teiseks kaotame osa aroomist ja maitse tundub mõnevõrra erinev. See juhtub sellesama kuumtöötlemise tõttu. Mõnikord aurustuvad lenduvamad ja aromaatsemad ained kuivatamise ajal lihtsalt ära. Mõnikord oksüdeeruvad need pikaajalise õhuga kokkupuute tõttu ja kõiki neid negatiivseid mõjusid võimendab kokkupuute metalliga, mis oluliselt kiirendab oksüdeerimist. Samuti tekivad ju uued ained, mis pole sellele tootele tüüpilised. Näiteks piimasuhkrute karamelliseerimise tõttu võib piimapulber olla peene mõruka magususega. Ja see on veel hea, kui see on ainult karamelliseerumine, sest uskuge mind, näiteks ülitöödeldud krõpsud võivad sisestada ka kantserogeene. Ja mida siis teha tootjana, kui tuttav maitse ja aroom, mis algselt tekkisid, on kadunud ja asendunud paberi tolmuse maitsega. Õige, lisame loodusidentsed lõhna- ja maitseained ja seetõttu on ülitöödeldud toidud nagu krõpsud, kananagitsad, ketšup, paljud kondiitritooted, limonaadid ja paljud muud tooted sageli tugevalt maitsestatud lõhna- ja maitseainetega ja toidu ekstraktidega, maitset tugevdajate ja stabiilsete sünteetiliste värvainetega. Ja muidugi on teaduslikud uuringud juba ammu näidanud, et ülitöödeldud toidud, nende suurem osakaal toidus on seotud nii teatud terviseprobleemidega kui ka üldse suremuse suurema riskiga. Seega, siin on minu 3 nõuannet. Valmista kodus värskeid töötlemata koostisosi kasutades. See teeb sinu toidu nii kasulikumaks, kui ka ei tõsta tunduvalt selle hinda. Piira kiirtoidu, maiustuste, suhkrurikaste jookide ja töödeldud toitude tarbimist. Loe toidumärgiseid ja vali neid, mis on vähem töödeldud ja ei sisalda kunstlikke lisaaineid. Restoranides küsi oma roa täielikku koostisosade loetelu. Euroopa Liidus on sul selleks õigus ja tehnoloogiad, mis seda võimaldavad, on juba ammu olemas. Näiteks meie nuto.ee süsteem. Konservaatorite puhul saab vana moodsalt lihtsalt välja printida brošüüri koos täieliku koostisosade loeteluga ja pakkuda seda klientidele soovi korral. Olgem terved, järgmise korrani!